Inimene on tähendust loov olend. Iga kogemus, mida me läbi elame, filtreerub läbi meie mõtete, tunnete ja tõekspidamiste. Just selle tõttu ei ole maailm kunagi pelgalt see, mis ta on, vaid pigem see, kuidas me seda näeme. Meie sisemaailm loob raamistiku, mille kaudu me tõlgendame välist reaalsust. Nii võimegi öelda, et see, kuidas me asju kujutame, näitab, kuidas me end tunneme. Kui kaks inimest kogevad täpselt sama olukorda, näiteks vihmast päeva, võib üks nendest öelda, kui masendav ilm, ma ei viitsi midagi teha. Samas kui teine rõõmustab, milline mõnus võimalus end kodus kerra tõmmata ja raamatut lugeda. Mõlemad inimesed kogesid sama ilma, kuid nende sisemaailm lõi täiesti erineva tähenduse. See, kuidas me olukordi maalime, milliste värvide ja sõnadega, viitab otseselt meie emotsionaalsele seisundile. Sageli me ei märkagi, kui tugevalt meie mõttemustrid mõjutavad meie tundeid. Näiteks kui inimene tunneb end väärtusetuna, võib ta alateadlikult kirjeldada oma elu kui lootusetut, hallikas toonides või ummikusse jooksnut. Selline keelekasutus pole juhuslik. See peegeldab sisemist seisundit. Samas võib inimene, kes on lootusrikas ja rahulolev, rääkida oma elust kui teekonnast, õppimisvõimalusest või isegi seiklusest. Sama elu, täiesti erinev kujutlus. Meie kujutluspiltidel ja sõnavalikutel on tohutu jõud. Need ainult ei peegelda meie tundeid, vaid suudavad neid ka kujundada. Kui me teadlikult muudame viisi, kuidas me oma olukordi esitleme, näiteks nimetame raskusi väljakutseteks, mitte katastroofideks, hakkame ka emotsionaalselt teistmoodi tundma. Keelel ja kujunditel on võime avada uusi perspektiive, anda jõudu või võtta seda. Sellepärast tasub endalt aeg-ajalt küsida, kuidas ma praegu enda olukorda kirjeldan. Kas ma maalin endast ja maailmast pildi, mis toetab mind või hoopis kurnab? Sageli ei vajagi me olukorra muutmist, vaid lihtsalt viisi muutmist, kuidas me seda kujutame. Kujutlus on sild meie tunnete ja maailma vahel. Läbi piltide, metafooride ja sisemonoloogide loome me tähendusi, mis mõjutavad meie valikuid, suhtumist ja heaolu. Kui me õpime teadlikult jälgima ja suunama seda, kuidas me asju esitleme, nii enda sees kui ka väljaspool, saame astuda samme teadlikuma elu suunas. Sellise elu poole, kus sisemaailm toetab välist ja väline peegeldab sisemist. Aitäh ja peatse kuulmiseni!